aga kõige kurvem olukord on selline, et meil on mega ilus koduleht, aga mitte keegi ei tea, et see on olemas. Ja siis seal kõrval oli pilt koodist ja see on siis see, kuidas Google näeb meie kodulehte. Digiturundus on nagu hästi lai ja ma ei tea, mida ma olen ka nagu õhutanud siin, et isegi nagu kui digiturundus siin spetsialistina, et õpilastel, et nad peavad aru saama, et mis neile meeldib rohkem, mis vähem ja liikuma nagu ühest suunas. Google'il on 87% otsingmahte, siis AI-l on see täna umbes 5%. Et täna ma leian, et kui sa teed nagu hästi asju õigesti ja sa tegelikult lähened nagu natuke inimlikult, et sul võib-olla on võimalik jääda silma seal ChatGPT-le isegi rohkem kui Google'ile natukene. Kuna seda veebisisu tuleb nii palju ja konkurendid muutuvad aina tugevamaks, siis sa pead nagu alati nagu käe pulsil hoidma ja tegema midagi, et olla nähtav. Tere, oled asunud vaatama Turundustaskus järjekordset saadet ja tänases saates me räägime digiturunduse teemal, aga detailsemalt SEO-st, mis on siis otsingumootori turundus. Ja oma saatekülalisteks olen ma palunud Ave Annuki ja Kristina Kuresoo, kellel on siis esimene aasta SEO õpetamist selja taga ja teemegi siis sellest kõigest täna täpsemalt juttu. Aga tutvustage ennast natukene lähemalt, et mis on see teie selline praktiline kokkupuude SEO-ga ja võib-olla selline turunduslik taust ka. Ja, mina olen siis Ave. Põhimõtteliselt olen turunduse ja müügiga tegelenud terve oma karjääri siis või terve oma tööelu ja väga pikalt olin ma seotud kinomaailmaga, et siuke meelelahutuse raamatud, filmid on minu selline südamekirg ja sellepärast meeldib mulle täna öelda, et ma ei ole mitte turundaja, aga ma olen nagu storyteller või lugutöötustaja rohkem. Aga sellest lähtuvalt siis umbes 7 aastat tagasi hakkas digiturundus mulle natukene rohkem huvi pakkuma, võib-olla see oli ka rohkem, mul juba on kõik aastad sassis. Ja sellest alast ma alustasingi SEO ja sisu kirjutajana, et siuke kirjutamine SEO ongi olnud, ütleme, viimasel ajal minuga. Täna tegelen sellega üsna aktiivselt startup turundajana. SEO on väga-väga suur osa meie turunduse playbookist ja kuna startup turundajana sa pead olema hands-on, siis õnneks kuidagi hästi oli sünkroonis õpetamise ajaga ka, et ma olen ise pidanud äärmiselt palju olemagi hands-on selle tegevuse juures uute trendidega kaasas käima. Ja et sellepärast ma arvan ka, et võib-olla järgmine kord saab veel paremini teha natukene neid asju. Ja Kristina, sinu kokkupuude SEO-ga? Mina läksin õppima reklaami- ja suhtekorraldust Tallinna Ülikooli ja seal, et kuskil 5 aastat tagasi see kokkupuude siis SEO-ga ja digiturundusmaailmaga mul esmalt oli, et minu puhul oli see, et ma tahtsin leida mingi sellise kitsama niši enda jaoks, et kus võtta see fookus, kust uurida rohkem, olla nagu spetsialist mingis kindlamas valdkonnas, sellepärast et digiturundus on nagu hästi lai ja ma ei tea, mida ma olen ka nagu õhutanud siin, et isegi nagu kui digiturundus siin spetsialistina, et õpilastel, et nad peavad aru saama, et mis neile meeldib rohkem, mis vähem ja liikuma nagu ühest suunas võib-olla, mõnes 2-3, ma ei tea, et sest nagu terve digiturundusmaailma on nagu hästi keeruline hoomata ja seega ma kirjutasin oma bakatöö SEO-st ja siis läksin tööle SEO spetsialistina, tegutsesin sealt rohkem praktilisemalt ja praegu ma olen tudeng nüüdismeedia alal Tallinna Ülikoolis ja mul on praegu selline üsna intensiivne periood, et ma kirjutan oma magistritööd, aga samuti SEO-st ja selle siis tulevikust sellises AI tulekuga, et kuidas see kõik muutub. Väga põnev. Kas see töö pärast saab avalikuks, et kõik, keda huvitab, võivad ka lugeda? Saab, et pigem siis suve poole juba, et suve kodutööks saab lugeda. Kaugel see suvi enam on?
Aga võib-olla kuulab meid keegi, kes ei ole sellest SEO-st nii palju võib-olla kuulnud enne, et kuidas te selgitaksite oma sõnadega, et mis see SEO või siis otsingumootori turundus täpsemalt on ja miks see üldse siis ettevõtetele peaks oluline olema? Kui SEO, ma arvan, et kõige lihtsam niimoodi kompaktsemalt kokku võtta on vist selline meetodite või tegevuste kogum, mille abil siis ettevõte saab nähtavaks otsingumootoris ehk siis orgaaniliste tulemuste puhul, et mida siis, et kui me räägime tasulisest reklaamist ka, aga see on nagu pigem meie tegeleme selle orgaanikaga SEO puhul. Et see on selline minu arvates selline lühike arusaam sellest. Jaa, et see on selles mõttes väga põnev küsimus ja siia ilmselt võib tõesti anda erinevaid vastuseid, aga kuidas mina seda näen, on ka, et võimalus teha oma koduleht siis internetis nagu nähtavaks. Et kõik me teame, et tavaliselt kui me kodulehe avame, siis me võib-olla pöörame tähelepanu, et mis seal kirjas on ja kuidas see välja näeb, aga kõige kurvem olukord on selline, et meil on mega ilus koduleht, aga mitte keegi ei tea, et see on olemas. Ja SEO siis tegelikult, ehk siis me vist ei ole öelnud, et see tähendab Search Engine Optimization. See on siis selline turunduslik meetod, mis siis aitab teha lehe leitavaks, aga tänapäeval ei ole see ainult ka võib-olla selline leitavus, see on ka tegelikult osa kasutaja kogemusest, mis sul kodulehel on. Sest et kui mina teen internetis mingisuguse otsingu või siis ka AI-s, millest meil täna kindlasti juttu tuleb, siis ma tahan saada mingisuguse vastuse. Ma kas otsin vastust mingile probleemile, ma kas otsin mingisuguseid tööriistu, ma kas otsin mingisuguseid võimalusi ja kui minu koduleht seda pakub tööriista, mida sul on vaja, pakub vastust, mida sina otsid, siis ma pakun ka head kasutajakogemust. Et täna me tegelikult võime öelda, et SEO on ka väga hea kasutajakogemuse pakkumine, et sinu veebileht oleks internetis leitav. Aga kas see SEO töötab siis erinevate otsingumootorite puhul või ta on ikkagi kuidagi tugineb sellele, et inimesed otsivad Google'i abiga? No ikkagi see suurem turuosa on Google'il on nagu nii võimas, et inimesed nagu et kui me räägime, et otsingust kui sellisest nagu osast, mingist sotsiaalsest praktikast on ju, et kui meil on vaja mingit vastust mingile küsimusele saada, siis me nagu väga suure tõenäosusega lähme ikkagi Google'isse seda otsima. Et kindlasti nagu, kui me räägime praegu AI otsingust, eks ole, et ChatGPT, et seal võib-olla see tehnilise poole pealt peame rohkem tähelepanu pöörama ka Bingi otsingule, aga ikkagi, et kui rääkida Google'ist, et see ja rajasõltuvusest ja sellisest lock-in efektist, et kus inimesed on nagu nii harjunud intuitiivselt kasutama Google'it, seega on Google nagu see primaarne vastus sellele, et kust infot kätte saada. Et aga kindlasti, et praegu on see, et me oleme muutuses, et kust inimesed nagu infot kätte saavad ja üleüldiselt, kuidas see otsingu käitumine ja inimestel siis veebis muutub. Mu küsimus võib-olla isegi ma sinna AI juurde veel ei tahtnud minna, aga ma mõtlen, et inimesed kasutavad Google'it, aga näiteks Edge või mingi muu selline see brauser, mida kasutatakse, et kas seal on ka mingisugune erinevus või vahet pole, kas ma kasutan ühte või teist brauserit või tuleb ikka samamoodi välja? Jah, selles mõttes nagu Google on täna siin väga-väga suur, ütleme, turuvõitja ja et alles hiljuti vaatasin ka ühte webinari sellel teemal ja 84% otsingutest maailmas toimub ikkagi täna veel Google'is, eks. Ja järgmisel kohal on siis YouTube. Mis on Google'i oma. Mis on Google'i oma, eks jah. Et tegelikult igasugused need Bingid ja asjad, jällegi Bing on selline, et väga palju B2B ehk siis business to business või ärilt ärile maailma suurkorporatsioonid kasutavad mingisuguseid kindlaid arvutimudeleid, mis siis peavad näiteks kasutama mingit Bingi brauserit,
mitte Bing ei ole brauser, aga ongi Edge'i või midagi, kus siis Bing on by default, on see otsingmootor, et sellistel puhkudel tuleb arvestada, et kui sa oled näiteks võib-olla mingis konservatiivses B2B maailmas, et siis see võib olla sinu jaoks oluline, aga see optimeerimine tegelikult käib sisuliselt ikkagi sarnaste printsiipide alusel. Ja, et aga kas, no teie jutust ma saan aru, et SEO on väga tähtis ja enamasti siis ikkagi arvestada Google'i otsingumootoriga, aga kuidas on nagu valdkonniti, et kas on mingisugused ettevõtted, mis saaksid läbi ka ilma SEO-ta, et kuidagi nende turundus on, ma ei tea, natukene teistsugune ja siis mingi valdkond, mis on selline, et kui sa ikka SEO-d hästi ei tee, et ega siis su ettevõttel ka võib-olla väga hästi minema ei hakka? Minu arvates on nagu hästi selline hea küsimus turundajale iseendale, et kui me räägime turundusstrateegiatest, et see on nagu hästi selline adekvaatne aru saada sellest, et kas mu veebileht, minu ettevõte üldse nagu vajab SEO-d, et seda me oleme siin ka õhutanud üldse, et teha neid valikuid. Aga noh, ma ei tea, minu arvates on hästi nagu keeruline öelda, kindlad valdkonnad on ju välja tuua, et kus nagu ei peaks tegema, aga kindlasti mainiks seda, et kui me räägime sellest, et läbi Google'i on inimesed need, kes nagu otsivad meid, siis kui su ettevõte on midagi sellist hästi uut või nišikat, et inimesed ei oskagi sind otsida, siis siin tekib see küsimus, et kuidas ma peaksin seda brändi teadlikkust esialgu tõstma, et inimesed nagu üldse teaksid, millega ma tegelen, kes ma olen, mida ma teen, kas ma olen usaldusväärne ja siis mõtlema SEO tegevustele. Et kindlasti on nagu valdkonnad, kus mul nagu endal on olnud kogemust, on gamingu valdkond, ehk siis seal on keeruline kuidagi ennast nähtavaks saada näiteks mingite reklaamide abil ja nii edasi, et sellist nagu sisu vastu ei võeta, siis seal on näiteks hästi suur osakaal on SEO. Et kindlasti, aga ma ei tea, mis võiks veel olla. Mis sa arvad? Jaa, mina arvan samamoodi, et väga suure SEO võib-olla sellise sõbrana või ma ise väga usun sellesse otsinguturundusse, aga tõesti maailm on muutumas ja tuleb ette valdkondi ilmselt, kus see ei ole äärmiselt oluline, et mul endal siin paaril tudengil oli ka, ma vaatasin neid kodutöid ja mõtlesin, et need on väga hästi tehtud, aga ja tõesti üks oli tegemist ühe konkreetse restoraniga, et see võib olla selline asi, mida inimesed, kuna te võib-olla guugeldasite viimati restorani, et see on pigem selline suust suhu turundus või kellel on ägedamad Instagrami pildid või midagi, aga kui sul on mingi äge konkurentsieelis või kui sul on mingi mängunurk, ilmselt selliseid asju, et lihtsalt nagu need lihtsad optimeerimised ära teha, et pigem nagu need low hanging fruit või need sellised lihtsad asjad ära teha siis, et pigem ikkagi nagu oli võimalus. Aga muidu ma olen Kristinaga nõus, et kui on selline valdkond, kus sa ise ei tule selle pealegi, et mida peaks inimene siis guugeldama, et sind leida, et see on kindlasti üks valdkond. Teine on hästi-hästi sisutihedad valdkonnad, et kui see ei ole jälle väga eetiline näide, aga kui ma täna alustaks kiirlaenude äriga, siis ma arvan, et ma seda mängu ei võidaks SEO-s, et sellised hästi sisutihedad juba, kus sinu konkurendid on väga-väga kõrgetel positsioonidel meeletu sisupagasiga, et sinna on lihtsalt raske tulla, kui sul ei ole mingit uudset lähenemisviisi. Ja võib-olla mingid äärmised niši asjad, näiteks mingi koerte ehted, ma ei kujuta ette, võib-olla, millel ei olegi otsingmahtu, aga see ei tähenda, et seda tulevikus olla jällegi ei või, et siin on jällegi, miks mitte teha need lihtsad optimeerimised ära, võib-olla see ei ole, kuhu ma täna panen palju raha, aga et ühel hetkel, kui see on mingi trend, et ma ei kujuta ette, kas niisugused asjad on olemas, täna kindlasti võib-olla on juba kuskil, aga täna meil Eestis näiteks ilmselt otsingmahtu ei ole sellistele asjadele, et jah. Aga et paremini aru saada teie jutust, et ma juba tunnen, et läheb niimoodi spetsiifilisemaks. Et mis asjad need SEO sellised põhielemendid on? Et mida võib-olla iga turundaja võiks teada ja mis, sa juba mainisid, et sellised lihtsamad optimeerimised, et kuidas te nimetaksite, et jah, põhielemendid ja iga turundaja võiks teada ja võib-olla siis ära teha enda turundatava ettevõtte puhul?
no esiteks ma peaks just mainima seda, et SEO on hästi nagu pikaajaline protsess, et sellega nagu peab tegelema, et jällegi see ei saa öelda, et see nagu saab ühe korraga tehtud, et nagu Ave siin ka rääkis just, et ma võtaks seda SEO ja SEO nagu sellist optimeeritust justkui sisu loomisel nagu sellist mindset'i, et sa juba nagu läbi sellise SEO prisma saad luua sisu, et võib-olla kui su fookus ei ole veel SEO-le, aga juba sa mõtled natukene, et okei, ma võib-olla peaks niimoodi kirjutama või mingit sisu looma või mingeid märksõnu kasutama ja nii edasi. Ma korraks täpsustan võib-olla, et oleks niimoodi lihtsamini arusaadav see, et sa räägid praegu siis näiteks kodulehe sisust, et ütleme, et kui ettevõte näiteks on alles alustamas, et siis on ju nii palju asju, mida mõtelda ja võib-olla seda mõttetööd teeb nii ettevõtte juht, erinevate ametite esindajad, kes ei pruugi omada seda SEO mindset'i, nagu sa väljendasid, et siis peaks olema turundaja see, kellel see on ja kes oskab panna siis seda kodulehe teksti justkui selle raami sisse. Et me ütleme nii, missuguseid termineid siis kasutada, aga võib-olla siis küsimus olekski see, et aga kuidas sa tead? Et kuidas sa tead, et sinu koduleht, ma ei tea, võtame mingisuguse näite, näiteks ma ei tea, lillepood. Ütleme, et sa oled lillepood, see on võib-olla ka selline turg, et päris raske on siseneda, aga mingid teatud asjad, mida võid hakata nagu eeldama, et mida inimesed guugeldavad, aga kuidas sa tead, kuidas seda siis nagu selle SEO-ga niimoodi paremini siduda oma kodulehte? Et ma arvan, et siin on nagu põhiline veel rääkida SEO-st, siis ta juguneb nii-öelda 3, on siis on-page SEO ehk siis lehesisene, ehk siis need on kõik tegevused, mida sa saad ise teha, siis on tehniline SEO, millest me saame rääkida ka justkui nagu on-page alla see läheb, et seal me räägime näiteks lehekiirusest, ka UX-ist on ju ja navigatsioonist ja nii edasi, ja siis off-page SEO on selline, et kus me hakkame nagu sellist suhtekorraldust nii-öelda tegema, et kus me tahame nagu mingeid linke endale saada, et olla nagu usaldusväärsem, et mainimisi. Et ma arvan, et põhiline on ikkagi sisu, et mingitele kindlatele märksõnadele, et ma arvan, et see on see baas, millest nagu peaks alustama, et kindlasti on peale seda, kui tehniline on okei, et kui mu veebileht avab, ma ei tea, seal 10 sekundit, siis on väga suur tõenäosus, et inimene paneb selle kinni. Arvab, et on katki. Jah, arvab, et on katki, eks siis sellised nagu baasasjad, tunnetuslikud, intuitiivsed, et inimene nagu saaks aru, mis ta peab seal veebilehel tegema, on see selline esmane, mis peaks olema tehtud ja sealt juba see sisu tegemine minu arvates on need esimesed asjad, millele tuleks rõhku panna. Ja, et mina mäletan, kui mina kunagi siis alustasin oma SEO teadmistega, ma olin päris pikalt tegelenud sellega, et kunagi ühe sõbraga tegime selliseid affiliate lehti, mis siis olidki optimeeritud sellele, et saada läbi SEO nagu liiklust kodulehele. Ja päris mõnda aega juba olin teinud erinevaid asju ja siis ma käisin ühel koolitusel ise ja hästi äge naine oli, kes tegi seda koolitust ja mul jäi nii meelde see koolitus, ma rääkisin sellest oma tudengitele ka, kuidas siis seal oli pilt sellest, missugune näeb koduleht välja, et kui meie näeme kodulehte, et missugune see siis on, et kuidas seal on mingid värvid ja mingi menüü ja mingisugune, ma ei tea, mingi pealkiri on seal ja siis seal kõrval oli pilt koodist ja see on siis see, kuidas Google näeb meie kodulehte. Ja tegelikult nagu tema näeb mingit koodi, et vahet ei ole, kui ilus see on, tema näeb ikkagi koodi. Ja tulebki välja, et kõik need elemendid, siis, mida meie seal näeme, et need pealkirjad ja pildid, et meie peame siis nagu Google'ile ütlema, kuule, see on pealkiri, see on see, millest meie leht on. See siin on alapealkiri, et täpselt nagu raamatul on ka kaaned, eks ole, alapealkirid. See on ka oluline. Ja siis see on pilt. Ja siin pildi peal on, siis me ütleme talle, mis seal pildi peal on. Ja selle pildi me ei laadi üles mitte failina screenshot 123, sest Google ei tea, mis asi on screenshot 123, tema ei näe meie pilti, me peame ütlema talle, et siin pildil on, ma ei tea, meie tarkvara mingi dashboard, midagi.
ja minu jaoks siis oli nagu kuidagi see nii silmi avav koolitus olnud, sest et kõik sai nagu kuidagi nii selgeks, et seesama asi, mida meie näeme pildile, me siis Google'i robotitele peame ütlema, mis seal on. Ja mida mina olen näinud võib-olla oma sellise vabakutselise karjääri jooksul natukene ka, mida ma olen teinud siin ja seal ka SEO-alaselt, ongi hästi palju seda, et kodulehele ei ole juba struktuuri antud. Ehk siis, kui ma ei ütle Google'ile, et pulmafotograafia näiteks on minu teenus või mingi fotograafia teenus, et see on see, millest minu leht on, siis Google ei tea seda. Kuidas sa seda ütlema pead talle? Jaa, et tegelikult see käib lihtsalt kodulehel, ma lihtsalt ütlen talle, et see on pealkiri. Ma lihtsalt ütlen, et see on pealkiri, see on alapealkiri, mida pildistamisele selga panna, see on alapealkiri, et kui keegi, ja siis sellest tulenebki see, et kui mina lähen pildistama, või näiteks täna tulin siia podcasti, võib-olla ma ei tea, mida selga panna, või ma ei tea, lähen pildistama ja siis ma lihtsalt guugeldan, mida pildistamisel selga panna ja kui minul on näiteks fotograafia selline väike butiikäri on ja mina olen teinud siis mingisuguse väikese alamlehe selle kohta, et mida panna selga, kui sa pildistama tuled, siis Google teab, et ahaa, see oli see päring, tema ütles mulle, et see on pealkiri, ma siis nagu matchin neid asju natukene, eks. Aga kuidas siis võiks teada või kust kohast võiks siis see ettevõte nagu otsida seda, et tulla selle idee peale, et näiteks teha selline blogipostitus, et mida panna pildistamisel selga või mis iganes on see asi, mis on tema äriga seotud. Et kas selle jaoks on ka mingisugused tööriistad olemas, et näha, et mida need inimesed siis nagu rohkem otsivad? Ja loomulikult on selle kohta on hulk erinevaid tööriistu, aga jällegi, et võib-olla kui mitte isegi tahta nii sügavale minna, siis tegelikult aitab natukene kaine mõistus ka, et klientide kuulamine on minu meelest täna alati, mida üks SEO ja võib-olla ka mis tahes turundaja peab tegema, eks, et turundust ei saa üksi teha, sa saad turundust teha koostöös oma klientidega. Ja kui kliendid tulevad, võib-olla mina olen see fotograaf, ja võib-olla mul ei olegi tõesti võimalik võtta siin turundajaid, eks, ja siis minu kliendid kogu aeg küsivad, mis ma selga panen, milliseid poose ma pean võtma, siis nagu võtagi need samad küsimused ja juba vasta neile ära. Et see oleks võib-olla esimene asi. Aga jah, et kui sügavamale minna, siis erinevaid tööriistu on. Mina kahjuks või õnneks alati kasutan neid natukene ameerikalikke, SEMrush ja Ahrefs on need põhilised, mis välja tulevad. Paraku nad on hästi Ameerika ja ingliskeelsele maailmale suunatud, aga nägime õpilastega ka, et tegelikult sai väga huvitavaid järeldusi teha ja väga, väga huvitavaid asju tuli välja sealt neid märksõna uurides. Et need on, põhimõtteliselt sa alustad sellisest laiast märksõnast, näiteks pulmafotograafia, see on täiesti suvaline märksõna, ma ei ole kuidagi ise seotud pildistamisega ega midagi, see lihtsalt tuli pähe, eks. Ja siis sa saad sinna, ta ise hakkab sulle soovitama ja ta näitab sulle tegelikult otsingmahte. Ja otsingmaht on siis umbes mingi number, kui mitu inimest kuus võiks sellist asja guugeldada. Ütle uuesti, mis tööriist see on, millest sa räägid praegu? Mina kasutan SEMrush, lihtsalt ongi selline SEMrush, aga on ka Ahrefs. Jaa, Ahrefs. Et need on kaks siis kõige populaarsemad? Ma arvan küll. Jaa. Nad domineerivad ikka. Aga mis see Google Trends on? Google Trends on pigem see, et Google enda tööriist, et kus ta näitab ära, et kuidas, jällegi, kes mida otsib, aga minu arvates Eesti nagu kontekstis jällegi see ei ole üldse nagu eriti hea. Jaa, et Eesti kahjuks on mahud tõesti, ja mahud on nii väikesed, et Trends ei näita siis nagu täpselt sulle otsingmahte, ta näitab, mis on nagu täna on võib-olla pop, ütleme niimoodi, et õpilastega vaatasime ka, et ma ei mäleta, kes Eesti kuulsus oli või selline poolkuulsus, kes siis lapse sai ja siis järgmine päev oli tema oli seal trendis selles trendi nimekirjas, et ta näitab nagu selliseid trende rohkem. Ma võib-olla täiendaks veel Ave seda, mis ta rääkis, et kuulata oma sellist publikut, auditooriumi, eks ole, aga kindlasti on see, et kui sa oled mingi ettevõtja, kui sa oled teemas hästi sees, siis see leksikon, mida sa kasutad, võib olla natukene liiga keeruline tavakasutajale või kellelegi, kes ei ole veel sina peal mingi sinu tootega või teenusega, eks ole. Et ma ei tea, meil tuli nagu õpilastelt hästi nagu äge näide, need maksumuudatus ja maksutõusud, ehk siis
esmane see keyword, märksõna, mida kasutati, oli siis maksumuudatus. Ja oligi see probleem, et keegi mingit traffic'ut ei tule, keegi ei otsi. Siis tegelikult inimesed ei otsigi maksumuudatust, kuigi võib-olla, kui sa oled mingi finants ja tegelane, et sinu jaoks on see nagu hästi loogiline, et mida võiks keegi otsida, aga tegelikult inimesed kunagi nagu mingit maksu alandamist või vähenemist ei guugeldagi, et seal nagu ei toimi mingit muudatust, seal on ainult maksutõusud. Ehk siis parandati see ära maksutõusudele ja kõik läks jälle hästi. Et selliseid asju on nagu hästi nagu tuleb nagu step back teha ja vaadata nagu oma sisule, et kuidas inimesed võiksid seda otsida. Ja teine selline hästi levinud võib-olla viga, mida mina olen päris palju näinud ja nägin nüüd tundides ka, oli lihtsalt see, et sul on koduleht, sul on mingid erinevad sellised need alamlehed seal, alamlehed on vist, jah, ja näiteks ühe lehe nimi on lihtsalt mingi teenused. Mitte keegi mitte kunagi ei guugelda sõna teenused, eks, et ta otsib siis kas, ma ei tea, meikar, fotograaf, ma ei tea, rätsepp, kingsepp, et ja näiteks ütleme, et mul ongi mingisugune autoremondi teekodu, jah, mul võib olla teenused, aga teenusel on siis ka nimi, eks, rehvivahetus, ma ei tea, silla reguleerimine, ma ei tea, eks, et ma ei kasuta lihtsalt sõna teenus või toode, et mitte keegi mitte kunagi ei otsi sellist asja, et ma pean minema oma spetsiifikasse, eks. Ja võimalusel veel lisada lokatsioon, ehk siis tihtipeale inimesed otsivad näiteks rehvivahetust Tallinnas. Ehk siis see on jällegi võimalus nagu võita need inimesed, isegi mingite rajoonide kaudu, et aga ma korraks, ise nagu SEO teemas ei ole viimasel ajal väga palju sees olnud, et kuidas see täpsemalt siis on, et ütleme, et kodulehele ju on tavapraktika see, et inimene paneb sinna ikkagi teenused ja siis on need alateenused, aga kuidas siis Google seda näeb või kuhu sa pead siis selle täpsustuse kirjutama? See, kui sul on menüü eraldi osa on teenused, see on isegi nagu okei, ütleme, aga kui me lähme natukene spetsiifilisemaks, et jah, kui sul on eraldi menüü seal, kus on eraldi teenused ja siis sul on listteenuseid, siis see on pigem okei, eks. Aga näiteks ütleme, et sul on pood ja sa müüd riideid, naiste riiete pood, eks, siis sul pigem ei peaks olema seal tooted, vaid näiteks riided / kleidid, eks, mitte, et sa lähed mitte nagu natukene tooted. Juba lähed nagu kasutad juba seal, mitte et riided, jah, et kuidagi kasutad neid selliseid, mitte selliseid üldiseid sõnu, vaid juba kasutad oma äriga seotud selliseid grupeerivaid võib-olla mingit sõnu või midagi. Näiteks kui mul on fotograafia, mul on siis pulmafotograafia, perefotograafia, portreefotograafia, buduaarifotograafia, eks, et siis ma lihtsalt saan listida erinevad nimetused, mitte et mul on teenused. Aga kuidas seal on, et ütleme, et kui ongi siis selline fotograafia teenus, praegu meil on lihtsalt see näide ja sul on seal erinevad need valdkonnad või on parem ikkagi see näiteks, et kui fotograaf ongi spetsialiseerunud näiteks siis pulmafotograafiale ja temal on nagu seda pulmafotograafia sisu rohkem, et kas siis tema leht tuleb otsingumootoris ennem esile, kui keegi guugeldab pulmafotograafia, kui see leht, kus on selle pulmafotograafia kõrval ka erinevad teenused või ei ole seal nagu vahet? Pigem ma arvan, et kui hästi on see sisu optimeeritud, seal on see vastus, et kui keegi pakub, ma ei tea, 100 teenust, aga hästi optimeeritud, hästi selgitatud navigatsioon roomikutele, kes Google'i roomikutele on kõik selge, siis tal on kõik võimalused tulla nagu esimesena välja, kui see, et keegi on nagu spetsialiseerub mingil kindlal valdkonnal, et seal on kindlasti see optimeerimise pluss. Natukene vaatasime neid fotograafide lehte tundides ka ja kui keegi fotograaf kuulab, siis kindlasti ära pane väga suuri pilte oma kodulehele. Need takistavad seda välja tulemist väga. Ja pluss, et seal võibki siis olla see, et teed kodulehe lahti ja läheb mingi aega enne kui ära kuvab, on ju. See on väga halb kahjuks kasutajakogemus. Aga kas osad WordPressi või üldse juba kodulehed, ma ei tea, annavadki sulle märku või sa saad ise määrata, et kui suur see pilt üldse saab olla seal või?
ma olen ise kogenud seda, et on justkui nagu ütlebki, et see on liiga suur, et sa ei saa seda pilti sinna kodulehele panna. Et noh, üks asi on WordPress, aga kui on mingi custom veebilehed tehtud, kus sa peadki nagu ise pidevalt jälgima seda, et kui suur on mingi sisu, kas seal on mingid liikuvad pildid, ma ei tea, videotega tuleb ka nagu olla hästi ettevaatlik, et näiteks need kohe mängima seal ei hakkaks, seda, et üks asi on see kiirus, aga teine on see kasutajakogemus, et äkki keegi ei taha, et tal, ma ei tea, mingi lint käiks pidevalt mingi veebilehel, et pildid muutuks või midagi sellist, et see on kindlasti ka võimalus. Kas me need põhielemendid saime nüüd enam-vähem läbi võetud? No mina ütleks, et jah, et minu jaoks võib-olla sellised top 3 on kindlasti, et lehel oleks loogiline struktuur, et ma ütlen Google'ile, et see on pealkiri, see on alampealkiri, et ma annan talle ette see, et seda saab kõike veebilehel teha ja sa saad lihtsalt ära märkida selle lihtsalt heading. Et pildid oleks olemas, siis et tõesti, et ma ei kasutaks, et mul ei oleks selliseid tühje sõnu, et ma ei ütle pealkirjale, et pealkiri on meist näiteks, jällegi keegi nagu sa saad palju rohkem, kui see on sinu jaoks palju kasulikum, kui sa kasutad oma brändi nime seal või kuidagi laiendad seda natukene oma valdkonnale. Ja kolmas asi tegelikult, nagu kuna ma ise olin alles mõni kuu tagasi päris suures hädas selle lehe kiirusega, siis selline tehniline pool kindlasti on ka väga oluline, need on minu top 3, ma arvan, alustuseks. Jaa, ma arvan küll, et hea sisu ja pärast kõik, ütleme nii, et kõik hea tuleb kaasa pärast. Aga kuidas sellega on, et kas, ütleme, et kui ettevõte tellib kodulehe ja siis see kodulehe tegija, et kas tema ka juba oskab mõtelda selle struktuuri ja nende asjade peale või siis see ikkagi peab olema selle turundusinimese tööülesanne? No ma ütleks nii, et kui ma siin nagu õpetama tulin, siis ma ütlesin ka, et isegi nendele, kes ei taha pärast SEO-ga tegeleda, aga kui teil elust tuleb selline hetk, et ostate seda teenust sisse, ma ei tea, kas teete mingi veebilehe uue ja tahate seda SEO kuidagi optimeerida, et väga tähtis on saada aru, et mis on need manipulatsioonid, mida keegi sulle teeb, ehk siis sa oskaks küsida õigeid küsimusi, ma ei tea, näidata näpuga, et seal on midagi valesti või midagi, et kindlasti nagu ma ei tea, ma arvan, et see oleneb nagu, kes sulle selle veebilehe teeb. Et seal, et kas ta on nagu sellise SEO optimeeritud sisu mindsetiga või siis on ta lihtsalt nagu keegi programmeerija, kes teeb sellise tehnilise poole. Ei pruugi eeldada, et see IT-inimene või kes kodulehe valmis teeb, et selle peale mõtleb ja sisu ju ikkagi enamasti tuleb, või nii-öelda see sisend tulebki ettevõttelt endalt. Et mina kindlasti soovitan hoida nende arendajate või kes iganes kodulehte teeb, küsida see üle, sest et nagu meie turundajana võib-olla ei oska ka arendusküsimustes liiga palju kaasa rääkida ja kuidagi eeldada, et arendaja peaks tegema SEO-d või ma ei tea, ma kuidagi tajusin ka, et vahepeal turundajatel võib-olla on see eeldus. Ma arvan, et see peaks olema koostöö kindlasti, et kindlasti ei peaks seda eeldama ja mina ütlesin täpselt sama nagu tudengitele, et kõik ei hakkagi SEO-d tegema, see on nagu fakt ja see on jumala okei ka, aga nagu lõpuks oli ka näha, et kes ütles, et ma saan agentuuriga kokku, kes ütles, ma olen agentuuri kasutanud ja mul pole õrna aimuga, mis nad tegid esimest korda, näen selliseid asju, et tegelikult neid halbu case studies'id on turult kahjuks natukene liiga palju isegi, et ma ei tea, võib-olla see muutub, aga sest mulle tundub, et see info on täna nagu rohkem kättesaadav, võib-olla kui see oli, aga neid halbu case studies'id on päris palju. Aga kas te oskate nõu anda, et kuidas siis näiteks, et kui ma olen ka ostnud selle teenuse sisse, aga kuidas ma saan kontrollida? Kas mu koduleht nüüd siis on hästi optimeeritud või mingid niisugused testimisvõimalused? Et ikka sellise, baas, ma ei tea, mingi checklistiga on ju saaks, et sellise esmase nagu ülevaate teha, aga auditi, enda veebilehe auditi teha, et vaadata, et kuidas see välja näeb ja ma ei, jah. Aga kuidas seda auditit teha saab? Ma tean, et osad ju on ka olemas sellised nagu suhteliselt tasuta teenused, et võib-olla oskate nimetada mõnda varianti? Ma guugeldaks isegi, et saab tasuta teha täitsa neid auditeid. Kas need on sellised pädevad, et võib nagu... Ei ole, aga mingisuguse ülevaate saab, et vähemalt kui seal mingid asjad, sa saad ju minna sellega ka selle
teenusepakkuja juurde, et noh, ma ei tea, mul näitab neid numbreid siin, et kiirus kindlasti üle vaadata. Google, see Google Speed Insights on ja võib-olla ma isegi tõesti, et kui ma ise tahan nagu üle vaadata, siis täpselt samamoodi võib-olla guugeldaksin, sest et noh, raske on niimoodi siin praegu öelda, et kuidas nüüd nagu vaadata üle, et kas nüüd see struktuur sai paika ja kas pildid on optimeeritud, aga selle kohta on kindlasti ka nagu hästi lühikesi videosid, paar artiklit, et kes tahab ise nagu uudistada või siis mõne tõesti kellegi käest küsida ja võib-olla kes on rohkem tegelenud sellega ja ma ei tea, nõu küsida natukene, et aga ma võtaks sellise küsimuse, et kuidas see SEO ajas on arenenud ja millised on siis need trendid, mis on praegu sellised aktuaalsed ja võib-olla, mis annavad natukene aimu ka sellest tuleviku suunast? See on tegelikult, ma arvan, et suur asi, mis meil siin juhtus, oli ChatGPT tulek, ehk siis see on muutnud seda, kuidas inimesed infot otsivad. Et kindlasti see, kuidas üleüldiselt, kuidas hinnatakse seda, et mis vastuseid saadakse ja nii edasi, et kui me oleme harjunud nagu sellise Google'iga ja sellise kõige tavalise otsingumootoriga, kus me kasutame keyword märksõna, eks ole, et nad on hästi limiteeritud, eks ole, et tihtipeale nad on sellised, piirduvadki 2, 3, 4 sõnaga, on ju, siis nüüd on see, et kuidas inimesed suhtlevad info leidmiseks, on dialoog isegi. Et ja seega, et kindlasti on uus teema, mis siin ka nüüd Eestis rohkem räägitakse sellest, on voice search, ehk siis kuidas räägitakse erinevate otsingumootoritega nii edasi ja see, kuidas me kirjutame ja see, kuidas me räägime, on täpselt, täiesti nagu kaks erinevat asja, ehk siis see, et kuidas teha oma sisu, see peab olema rohkem inimlikum, minu arvates on see, millest nagu tuleks rääkida, et kindlasti keywordide kaasatus on tähtis, aga just see kontekst ja kuidas me nagu need keywordid sinna sisusse paneme, see on vist minu arvates nagu palju rohkem muutunud ja arenenud. Jaa, et eks see AI ilmselt on see kõige suurem muudatus või muutus ja hetkel nagu tundub sinna poole minevad tõesti, et kõik sellised suured nagu Google, et on ikkagi nagu sihuke väga-väga selline suur ja liiga massiivne, et inimesed tunnevad tõesti, et võib-olla seda inimlikkust hakkab ära kaduma ja Google'il on siis ka oma reeglid, eks, et kuidas sa saad sinna toppi, on ju, aga sinna saavadki vahepeal need ettevõtted, kellel on lihtsalt nagu palju raha ja kes nagu saavad kasutada raha siis, et osta omale sellist Google fame'i või sellist nagu positsioone siis natukene. Et siis selle AI tulekuga, et täna endiselt võib-olla, kui ma enne ütlesin, et Google'il on 87% otsingmahte, siis AI-l on see täna umbes 5%. See käib siis selle Search GPT kohta, aga jällegi mina ise täna tegelen B2B software'is ehk siis äritarkvara lahenduses, me tegele üldse Eesti turul ja siis näha on, et seal tegelikult selline Search GPT on juba üsna siuke pead tõstmas ja väidetavalt siis äritarkvaras võib see otsingmaht olla juba umbes 20%. Ja mida see muudab, ongi see, et kui me tegelikult kasutame, ma arvan, me kõik oleme kasutanud siin GPT-sid erinevaid, on ju, et siis tegelikult sa õpetad talle natukene enda või äri kohta ja kui sa teed küsimuse, siis ta tegelikult võib-olla juba teab nagu, et kus valdkonnas sina oled, on ju, või millega sa tegeled, kes sa oled, ja siis ta soovitabki sulle natukene võib-olla selliseid ettevõtteid või selliseid lahendusi, mis nagu sinuga rohkem kokku lähevad. Et mina arvan, et selline personaalsus ja personaliseeritum kuidagi sisu, nagu ka inimlikum sisu, nagu Kristina mainis, on kindlasti see the winning game. Aga ma korra küsin, et kuidas sa turundajana tead nüüd või kus sa seda näed, et nüüd inimesed otsivad sinu ettevõtte kohta hoopis näiteks ChatGPT abil? Jaa, ma olen täna turundajana sellises positsioonis, et kuna Kesk-Euroopas see data privacy on väga keeruline, siis ma
näeksin seda Analyticsist ilmselt, aga kuna ma isegi ei saa väga Analyticsist infot kätte, siis lihtsalt ongi sellised analüütika tarkvarad, mis siis nagu läheb, nad ei lähe üle küpsiste, aga kasutavad kuidagi muud moodi, et põhimõtteliselt Analyticsist ütleks ma siis seda, et see on üks asi, et ma näen ainult Analyticsist, et on mingisugune traffic tulnud läbi kas Perplexity või GPT ja teine asi on siis tegelikult me ju räägime klientidega ka või siis potentsiaalsete klientidega, et me oleme täna nii väike ettevõte ja meil on viimasel ajal on olnud inimesed, kes tulevad ja ütlevad, et kui nende käest küsida, et kust te meid leidsite, siis nad ütlevad, et vastus on ChatGPT. Et nagu see on viimase aja teema, see on väga, väga huvitav ja kuhu see kõik viib, tegelikult me ei teagi, eks. Ja ma ühe sellise erisuse võib-olla tooksin veel, et mis on ka nagu selline natukene põnev, et ma olen vaadanud, et ka Eesti turundajad on hakanud natukene Redditist rääkima, et päris paljud otsingud, tegelikult inimesed võib-olla ei taha ka seda AI sisu nii palju enam ja kuidagi natukene kõrini on ka neist robotitest, et see ei kao kuskile ja see ainult tõuseb, aga kuidagi seda inimlikkust ikkagi otsitakse rohkem, et tõesti, et Reddit ja võib-olla siis ka mingid sotsiaalmeediad, enne kõike kuidagi Reddit on hästi palju, võib-olla mul on jälle see B2B teema, et tundub, et kas Reddit üldse nagu eestikeelset sisu, kas seal üldse on, et Reddit võib olla nagu Eesti kontekstis ei ole väga teema või ikkagi on? Ei, Reddit jah, sellega on nagu Eestis on natuke keerulisem, aga kui seda nagu üleüldiselt seda teemat laiendada, siis ma ütleks, et nüüd ehk siis kus sind mainitakse, ehk siis see jalajälg veebis peaks olema nagu selline hästi lai ja hoomav ja suur, sellepärast et kuidas need treeningandmed on, eks ole, et kui siin mainitakse aina rohkem, siis ka kõik need generatiivne tehisintellekt, eks ole, et kui me räägime ChatGPT, siis ta saabki aru, et vist sa räägid sellest asjast. Ehk siis praegu me võime ollagi nagu sellises situatsioonis turundajatena, kus näiteks, ma ei tea, võib-olla mu veebileht kellegi veebileht ei ole nii hea, nii kvaliteetne, aga kuna ta oskas ennast nagu nii paljudesse erinevatesse kohtadesse positsioneerida, sotsmeediasse, LinkedIni foorumitesse, siis on ka suurem tõenäosus, et ta paistab välja ChatGPT-s. No selle kohta muidugi jällegi ma jään ka vastuse võlgu Eesti ja Redditi kontekstis, küll aga ma nägin paar päeva tagasi oli kuskil turunduse saidis oli mingi artikkel, keegi, kes rääkis, et ka Eestis ei saa enam Redditit eirata. Ma ei süvenenud, lugesin pealkirja, aga ühesõnaga. Aga Redditil ja ChatGPT-l on ka see omavaheline kokkulepe, et Reddit siis lubab AI chatil siis käia seal Redditis ringi ja mõtteid. Aga kuidas näiteks Facebookiga on? Et kas ma ei tea, et kas on võimalik, näiteks ongi ju Facebookis on ka palju gruppe, nii edasi, et kus on need päris inimesed, kes siis mingi teema kohta võib-olla hinnanguid annavad, et kas ma saan ka niimoodi, ma ei tea, ChatGPT abil otsida, et ma saaksin sealt seda, või kuna ettevõte, võib-olla Meta ei ole OpenAI-ga teinud mingit sellist stiili, nagu Reddit on, nagu sa mainisid, et jah, et ma ei tea, mul on näiteks tulnud selline user-generated sisu on LinkedInist vastusena, näiteks ChatGPT-s, seal erinevad sellised arvamusartiklid Mediumist näiteks, et seal tekibki see küsimus, et kui usaldusväärne on see sisu, eks ole, et kui ma kirjutan, ma ei tea, mingi arvamusartikli, siis see võib olla hästi subjektiivne ja seal on seda faktikontrolli hästi nagu palju vaja, et see on kindlasti nagu hästi suur teema ChatGPT puhul, et see fakti tõeväärsus, jah, et kindlasti sellest saab rääkida ka väga palju. Aga kusjuures see toppi jõudmine mind huvitaski, et sa enne mainisid, et teatud ettevõtted, nad peavad Google'ile palju raha maksma ja siis nad on seal nii-öelda otsingumootorite eesotsas. Et räägi sellest natukene lähemalt, et kuidas see siis käib? Selles mõttes nad võib-olla ei maksa otseselt Google'ile seda, eks, et paraku me elame täna sellises maailmas ka, et meil on siis ettevõtetel on erinevad võimalused, eks ole, ja hea sisu tähendab seda, et sul on võimalik investeerida võib-olla sinna sisuloomesse ja investeerida ka sellesse, et pakkuda väga head sisu, aga sul on võimalik näiteks backlink'e ehk siis
ütleme siis niisugust interneti soovitusturundust ka osta omale, et jällegi, et mõnes mõttes see nagu taandub sinna raha taha ka, aga mina nagu leian, et noh, kuna ma ise töötan täna väga väikse ettevõttes ja kuidagi ChatGPT-s mingitele klientidele oleme silma jäänud, et see on nagu noh, jällegi see võib muutuda, aga täna see on olnud nagu kuidagi nagu natukene ka üllatav selles mõttes, et on võimalik jääda silma, kui sa teed mingeid asju võib-olla õigesti ja kuidas asju õigesti teha AI maailmas, ega ei olegi lõpuni vastuseid, et kõik on nagu nii palju muutumas, et noh, kui me võib-olla mõtleme ka ise, et kuidas me võib-olla Google'i käest küsime mingisuguseid vastuseid, et noh, me Kristinaga ükskord arutasime seda ja ma olen ka tudengitega arutanud, et me tavaliselt paneme mingi hunniku sõnu lihtsalt, et need ei pruugi mingit lauset anda kokku ja nad võivad olla mingid suvalised. Aga kui me ChatGPT-ga räägime, siis me tavaliselt või mingi teise AI tooliga, et siis meil on mingi hey, can you please help me with that, you know, nagu et see kuidagi nagu sa räägid nagu sõbraga, eks, et see on nagu siuke digitaalne word of mouth, mis sa tema käest saad, et see on nagu hoopis teistmoodi, kuidas me suhtleme, et täna ma leian, et kui sa teed nagu hästi asju õigesti ja sa tegelikult lähened nagu natuke inimlikult, et sul võib-olla on võimalik jääda silma seal ChatGPT-le isegi rohkem kui Google'ile natukene, kuigi ma pean tunnistama jah, et ikkagi sa pead tegema neid asju õigesti täna, et tema saab ju ka infot internetiavarustest, eks. Et aga kuidas see lõpuni käib ja mis need õiged asjad on, et ega need ongi vajavad siin katsetamist, et selle kohta on päris palju huvitavaid teooriaid, aga kõik on puhtalt katsetamine nüüd edaspidi. Aga mind huvitab ka selline asi, et kas järsku oskame niisuguse konkreetse näite puhul teha need asjad kuulajale, kes võib-olla ei ole selle teemaga nii palju kursis, veel lihtsamaks teha. Et toome sellise päris elulise näite, et Tallinna Majanduskool hakkab sügisest esmakordselt pakkuma 4. taseme kutseõpet, mis on siis rakenduslik keskharidus, siis nii-öelda 9. klassi lõpetajatele ja me siis oma väikse tiimiga mõtleme siin, et kuidas siis kõige paremini seda turundust teha, eelarve on piiratud ka ja et mis võiksid olla siis need asjad, mis me peaksime oma kodulehe puhul näiteks vaatama, et kas siis see noor või tema vanem, et kui nad hakkavad guugeldama, et kuhu siis see 9. klassi lõpetaja võiks minna edasi õppima, et nad jõuaksid meie kodulehele. Mis me siis võiksime seal niimoodi nagu kontrollida, et mis asjad paigas on. Ma kindlasti nagu mainiks seda, et kuna see on selline hästi uudne teema, et ma arvan, prioriteediks peaks olema see, et see info oleks maksimaalselt lihtsalt kättesaadav. Ehk siis see teekond, ma ei tea, et kui inimene nagu hakkab midagi otsima, et see teekond kuni tema vastuseni välja peaks olema nagu hästi lühike. Sellepärast, et siis ta saab need vastused kätte, tal on tore, toob dopamiini ja nii edasi. Aga ma arvan, et hästi aitaks KKK sektsioon, et kuna ma usun, et selline haridus ja kõik see teema nagu tõstatab hästi palju küsimusi, üsna sarnaseid küsimusi kõikidele, et näiteks mida saab õppida, kuidas see õpe, ma ei tea, kestab, kes on õpetajad ja nii edasi, mida ma peale lõpetamist saan ja nii edasi. Et nagu aimata seda, et mida minu auditoorium, need, kes otsivad mind, et mis võivad olla need küsimused, et kuidas ma saaks neid aidata. Oleks minu arvates üks nagu hea näide. Jaa, minul alati meeldib, mul on hea meel, et ma saan rääkida oma lemmikteemast SEO-ga seoses, milleks on siis intent või mis see eestikeelne sõna oli? Otsingukavatsus. Otsingukavatsus. No, ja ma väga vabandan, kui ma olen kasutanud siin ingliskeelseid väljenduid, aga intent ongi selline, see on nagu minu jaoks selline SEO alus või vundament üldse. Ja mida see tähendab, ongi siis see, et kui mina siis olen see 9. klassi lõpetaja, minu peas on mingi hunnik küsimusi, ja mul on võib-olla siis tõesti, et ma lähen ma täpselt ei teagi tegelikult, ma ei oskagi öelda, kas see siis on tema vanem, kes seda otsingut teeb või on tema ise, et jällegi võib-olla teie teate paremini, on ja? No võib-olla mõlemat isegi. Just, see teeb veel põnevamaks asja, sest et intent on justkui nagu natukene sa pead ennast panema selle inimese pähe ja mõtlema, et kui sinu kool või teie programm, siis on see lahendus, mis on see küsimus või mis on see probleem. Ja minul nagu ikkagi tekiks mingid, et ma ei tea,
kas gümnaasiumi alternatiiv äkki võiks olla mingisugune otsingusõna, et lihtsalt nagu sa võtad selle sammu tagasi ja paned siis nagu kuidagi enda pähe ja kui teil on siis see lahendus, siis seal loomulikult võib olla see KKK ja kõik need asjad, aga et lihtsalt, et mõelda, et mis need probleemid on, mis probleeme ma lahendan, eks. Et siis jõuaks selle intendiga siis keegi sinna sellele lehele, mis on täpselt suunatud siis kas siis gümnaasiumi, põhikooli lõpetajale või tema vanemale. Eks. Aga siin ju võib siis tegelikult ju ka, ongi ChatGPT-st abi jälle lihtsalt selles osas, et ütled, et käitu põhikooli lõpetajana ja kirjelda, et mis need küsimused võiksid olla, et ma arvan, et seda ta võib päris hästi kindlasti teada. Jah, et ma kindlasti kasutaks nagu ChatGPT-d justkui nagu sellise abilisena nagu inspiratsiooni allikana, mitte nii, et ma nüüd copy-paste'in seda sisu, on ju. Sest ikkagi, et kui sa tegeled turundusega koolis ja sa tead neid inimesi, sa oled suhelnud õpilastega ja vanematega, siis sa oled ikkagi selle teema ekspert ja sul on nagu see teadmine, minu arvates see väärtuspakkumine, mida sa saad nagu, sa tunned inimesi palju rohkem, et kuna ChatGPT ei ole inimene ikkagi, et nii palju jah, et võtta sealt inspiratsiooni, aga mitte kindlasti nagu usaldada teda hästi palju. Aga kui palju, näiteks ütleme, et ma mõtlengi nii, et ütleme, et mingisugune märksõna võib olla, et alternatiiv gümnaasiumile või ütleme, et kutseharidus või rakenduslik õpe, mingid sellised terminid, kui palju ma siis neid oma kodulehel nüüd peaksin kasutama, et päriselt ka see otsingumootorile mõjub? Ma igaks juhuks disclaimerina ütlen, et jällegi, kuna ma ei ole teinud see märksõna analüüsi, et see on suvaline näide, mis mul lihtsalt praegu pähe tuli ja mis ma arvan, tegelikult võiks olla suhteliselt pädev muidugi, aga jaa, et see SEO-ga selline võib-olla sisu ja lehe ehitamine käib ka niimoodi, et igale sellisele teemagrupile või igale küsimusele, kui see on piisavalt lai, võib teha siis eraldi nagu landing lehe. Et kas alternatiiv gümnaasiumile ja kutseharidus on samaväärsed, kas need tähendavad ühte sama asja? Mina täna ei tea, teie saate selle üle mõtiskleda. Võib-olla need tähendavad erinevat asja, see sisu saab olla natukene erinev seal, millele te tähelepanu pöörate, küsimused võib-olla on natukene erinevad, et siis olekski vaja 2 lehte. Et kui inimene guugeldab alternatiiv gümnaasiumile, siis seal on mingisugune valik, et et ei peagi võib-olla gümnaasiumisse minema, siit saad juba mingisuguse eriala selleks, et see ongi uus asi, et võib-olla sa ei ole mõelnud sellele, aga et võib-olla, et see teekond ongi natuke teistsugune. Aga sa mõtled siis, et 2 lehte, et justkui meie kodulehe 2 eraldi alamlehte, kuhu ta jõuab. Ja võikski olla siis uudistes, et meil oleks siis piisavalt palju uudisnuppe siis selle teema kohta ja et kuhu siis see noor ise või siis tema ema või isa võiksid nii-öelda sattuda. Just, et siin võib-olla ongi nagu, kuna noored ja ema-isa on väga erinev sihtrühm, et võib-olla piisab, kui neile on erinevad lehed, eks, ja kuidagi erineva sõnastusega siis. Aga muidugi mul enne ütlemata see Kristina mõte sellest, et inimene peab jõudma kuidagi kuhugile sellega oma või see vastus peab kuhugi viima, et me nägime ka oma tudengite lõpuauditites päris palju seda, et võib-olla isegi koduleht on olemas ja inimesed võib-olla jõuavad sinna, aga sealt lehelt ei ole võimalik osta või nagu nii-öelda, ma praegu kasutan sõna osta, aga mida ma siis tegema pean, et hästi selge oleks see, et ma saan siis kandideerida, et mul on see nupp siis seal, et kandideeri siin või nagu see üleskutse või CTA või call to action, mis üleskutse, mis need mingit tegevusele, jah. Just. Et see oleks nagu selge ja mis see kuupäev on, kuna see viimane aeg on, et need oleks, kui ma juba jõuan sinna, et ma siis ära ei kaotaks seda õpilast, eks. Ja jällegi see läheb väga kaudselt tegelikult selle SEO-ga kokku, et kui mina jõuan sinna, mul on mingi väga tore, aga mis siis nüüd saab, on ja ma ei oska midagi selle lehega peale hakata, siis ma lahkun ja ma ei tule sinna võib-olla tagasi enam. Aga kui ma tean, et ma ei tea, siit saad mingit uudiskirja, küsi lisa, kõik on selge, mingi ajakava on, siis mul on nagu selge, et mis ma tegema pean ja minu kasutajakogemus on palju parem. Jah, ma arvan seda nagu igaüks, ma arvan, tunneb ära, et isegi kui äkki sisu meeldib, leht, ma ei tea, ettevõte meeldib, kui nende veebileht on nagu halvasti ehitatud, struktuuri ei ole, ma ei tea, ei leia mingit infot, siis sa lihtsalt nagu lahkud
see on nii frustreeriv, see on juba nagu see, et okei, ma juba olen leitav, eks, ma olen nagu osa mängu ära teinud, aga ma lihtsalt ei saa osta, et see on nagu päris frustreeriv. Ütleme, et mugavus igal juhul, et kasutaja mugavus on siis see ka niisugune hästi oluline asi. Aga sa, Kristina, ja siin saate alguse poole mainisid sellist sõna nagu off-page SEO. Et võib-olla räägime sellest natukene ka, et mida see siis täpsemalt tähendab ja mida see turundaja siis selle jaoks saab teha? Ütleme nii, et off-page SEO aluseks on ikkagi on-page SEO, ehk siis kõik see sisu, ehk siis kui sul on hea veebileht, siis on ka suur tõenäosus, et teised mainivad sind. Et ma arvan, et kõige lihtsamalt nagu off-page SEO-d võiks kirjeldada kui sellist suhtekorraldustegevust või partnerlussuhtlust. Kõik need tegevused, et inimesed mainiksid sind ja see näitab Google'ile, et sa oled usaldusväärne, sa pakud mingit infot, sa pakud abi ennekõike inimestele ja siis, ma ei tea, kas sinu veebilehelt leiab mingi info kätte, on, ma ei tea, mingi kasutajaliides, mis teistele aitab või midagi sellist, et need on nii-öelda mainimised teistelt, ehk siis off-page nagu eesmärk on saada endale sellised sisse tulevad lingid teistelt veebilehekülgedelt. Ma võib-olla tooksin sellise paralleeli, et see on nagu siuke sõbra soovitus veebis, eks, et ja sul on ka erinevad sõbrad, on ja võib-olla mingid inimesed, kes sul kuskil Instagramis või Facebookis on, kellega sa võib-olla iga päev ei käi, on ja keegi midagi soovitab, on päris hea, on ja, aga siin on ka oluline, eks, et siis sul on mingi pere ja sõprade ring, kes on nagu lähedasemad, keda sa usaldad rohkem ja veebis toimib see nii, et kui sul on mingisugune veebisait, mis siis on nagu väga usaldusväärne ja nagu väga prominentne ja väga suure autoriteediga, öeldakse jälle veebis nagu väga suured sõnad, mis ei ütle mitte midagi, aga nagu sellised suured veebilehed, Eestis kõige tugevamad on ilmselt ongi pangad, kõik meediaväljaanded, kes on juba sellised, keda inimesed usaldavad, eks. Et see on see lähisõprade ring, et kui ma saan siis, et mingi, ma ei taha ühtegi brändi nimetada siin, aga mingi suur meediaväljaanne võib-olla nimetab minu veebilehte ja paneb siis lingi ka, et ma saan minna vajutada peale ja maandub minu lehel, siis see on nagu mul mingi parim sõber soovitaks, eks. See on nagu olulise kaaluga. Näiteks, et kui ettevõte on lihtsalt endale ostnud, ütleme, sisuturundusartikli, ma ei tea, Delfisse või Postimehesse või kuskile ja see ju jääb sinna pikaks ajaks ülesse, et siis see tegelikult nii-öelda tagasiulatuvalt ka mõjub sellena, et kuidagi tal on siis sellist nagu valiidsus siis taga rohkem, et selline leht on teda maininud, et kui seal lõpus on näiteks kodulehe aadress. Minu teada need mõjuvad tagasiulatuvalt küll, et nii palju, kui ma olen ise kokku puutunud sellega ja minu teada on võimalik isegi kuskile arhiivi osta omale neid backlinke, mis siis on, me jõuame jälle sinna, et kui kellelgi on nagu rohkem raha, et sisuturundusartiklid, et need on võib-olla vahepeal väga head ja väga kvaliteetsed, aga ma ei tea, kui palju me neid päriselt tarbime, eks, et võib-olla see pool selle väärtusest ikkagi ongi see. Ja pluss, et meedia puhul tuleb ikkagi ju see küsimus ka, et kas see on maksumüüri taga või ei. Et kui see on maksumüüri taga, siis ilmselt ei Google ega ChatGPT ega nemad ei pääse sinna. See on tõsi, aga sisuturundus üldiselt ei ole maksumüüri taga. Et see on ka nende müügiargument. Seega ma ütleks, et kõige minu arvates parim nagu viis saada neid backlinke on mitte maksta nende eest, vaid lihtsalt teha nii head sisu, et teised nii-öelda mainivad sind. Et kindlasti, et keeruline on saada backlinke, kui sa teed nagu hästi sellist tavalist sisu, et kui sa võtad konkurentidelt, ma ei tea, vaatad nende blogipostitusi ja siis kirjutad sama ja kõik kirjutavad ühte ja sama asja, on ju, et kui me võtame lihtsalt näiteks kinnisvarabürood ja kõik kirjutavad sellest, kuidas valida maaklerit või ma ei tea, kus elada või mis elamurajoon ja nii edasi, siis minu arvates üks nagu selline hea viis nagu välja paista on just kasutada oma enda andmeid, teha mingi research, sest sellest nagu uuring, et sellest räägitakse ka hästi palju, et selline SEO tekstid sa pead tegema veebis või oma andmete põhjal või ma ei tea, testima midagi ja tegema nii-öelda uurimistööd selleks, et kirjutada väga hea artikkel. Et lihtsalt nagu niimoodi, et sa võtad siit-sealt mingit infot,
teed endale mingi 5 plokiga blogipostituse valmis, siis see nagu ei kõneta. Siis, kui sa hakkad kasutama mingeid numbreid, sa hakkad viitama ka jällegi mingitele allikatele, sa räägid reaalselt oma kogemustest ja nii edasi, et seda ma olen ka õhutanud, et õpilased kasutaksid oma olemasolevaid andmeid, ma ei tea, mingeid muudatusi andmetes, mida saaks, ma ei tea, midagi juhtus kunagi, mingi sündmus ja siis kõik läksid ostma näiteks mingit toodet, on ju. Et see on nagu võimalus välja paista ja sellest, et kui rääkida siin jällegi uuringutest akadeemilisel maastikul, siis ka kui me räägime optimeerimisest generatiivsetele otsingumootorile ja näiteks ChatGPT-le, siis talle väga meeldivad numbrid ja kvantitatiivne info, et see pidevalt kasutab neid, ehk siis me saame talle nii-öelda pakkuda neid numbreid. See oli hea selline vihje siin. Aga ma küsiks siis veel nii, et kas teil on enda töökogemusest mingi selline lahe edulugu, mida te saate jagada, et ütleme, oli koduleht olemas, aga ei olnud väga hästi see otsimootoritele optimeeritud ja mida te siis tegite ja ma ei tea, nägite siis järsku võib-olla sellist suuremat liikluse kasvu sinna või? No jah, neid on olnud nagu päris mitmeid, väga palju neist ulatub tagasiulatuvalt, et nüüd ma olen jälle igapäevaselt siin SEO maastikul ja jah, et kui ma alustasin ka 5 kuud tagasi oma tööd, siis mul oli siuke one-pager, tänaseks meil on siuke koduleht siis, mida ka ChatGPT üles leiab. Ma ise pean seda ka edulooks, et võib-olla see ei ole üldse nagu nii edulugu ja võib-olla see on palju lihtsam, kui me arvame, aga siiski meil on tulnud kliente nagu, kes on öelnud, et nad on tulnud läbi ChatGPT. Aga ma pigem nagu tooksin ühe sellise huvitava asja, mida ma olen märganud ja jällegi see on nagu kuidagi see võib-olla ei vasta sinu küsimusele, aga võib-olla üks selline huvitav challenge hoopis, mis on nagu ette tulnud, on see, et meil on täna koduleht inglise ja saksa keeles selles ettevõttes, kus ma töötan. Me näeme väga hästi, kuidas see saksakeelne leht toimib ja kuidas ingliskeelne leht olles niimoodi, et meie turg on Kesk-Euroopa, väga hästi ei toimi ja siis pigem nagu viidata sellele, et hästi palju räägitakse SEO-st ja seda räägitakse siis, täna me õnneks siin räägime Eesti valdkonnas, et Eestis on seda tegelikult üsna lihtne teha, et kui sa oled tõesti väike ettevõtja, kes täna kuulab, siis korraks mõtle kindlasti selle peale, et guugelda oma valdkonna tegijaid ja vaata, kes välja tuleb ja mis nad teistmoodi teevad, et võib-olla see ei pruugi üldse raske olla, aga jah, et see oma keeles otsingute tegemine on kindlasti üks väga suur eduvõti SEO-s, ütleks mina. Ja siis loodetavasti me räägime siin mõne aja pärast jälle, mingi aasta pärast, siis ma saan öelda, kui hästi meil itaaliakeelne koduleht ja prantskeelne koduleht toimib. Ma ei tea, kas näppu näiteks või mida võiks, et isegi kui sa tegeled siin Eestis lokaalsel turul, siis vaadata, mida teevad inimesed väljaspool, et globaalses mastaabis, et kes sinu nii-öelda, kui sa ise oled ka globaalne, siis kes on need nii-öelda sinu konkurendid, aga lihtsalt vaadata, et mida inimesed teevad, mis trendid on seal, võib-olla nemad jõuavad veel meieni ja siis sul on võimalus olla see esimene, kes sellega välja tuleb, et kindlasti nagu mitte takerduda oma, ma ei tea, top 3-5 konkurenti ja vaadata pidevalt, et mis nemad teevad, et mis on enda next step, on ju, vaid lihtsalt mõelda nii-öelda suures pildis ja vaadata, et mis infot saaks sealt. Ma ühe asja ikkagi tooksin veel siia edulugude hulka ka, et me ju õpetasime ja meil oli umbes 6 kuu vältel, siis oli, ma arvan, see oli umbes 3. klassi, kes siis ütles, et nad on näinud oma lehel kas rohkem kliente, paremat müüke, mingisugused uued tooted, mis nad on saanud tulla. Üks naine ütles meile, et ta üldse ei teadnud SEO vajalikkusest, nüüd ta telib agentuuri, et seda teenust üldse edasi teha, et see on ka edulugu ju, kui sa näed kõrvalt, et inimesed nagu päriselt saavad kasu, see ei ole küll otseselt. See on nagu meie väiksed võidud sellised, aga seda oli üliäge jälgida lihtsalt, et võib-olla see on isegi selline väga meeldejääv
olnud hetkel. Et seda tagasisidet on juba nagu tulnud, et isegi see, ega nad ei jõudnud väga suuri muudatusi ka ju teha, et ja ikkagi nagu ajapikku muutub see kõik, aga sellised nagu väiksed mingid momendid on nagu hästi, hästi motiveerivad, et hästi tore on, kui saab nagu jagada seda, et ja teistele aidata. Kuidas teie kogemusel SEO-sse kui turundus sellisesse tööriista üldse suhtutakse? Et kas justkui kõik ettevõttejuhid teavad, et see on üks oluline asi ja peaks vähemalt leidma turundaja või siis koostööpartneri, kes seda teemat valdab, või on ka mingisuguseid muid kokkupuuteid teil? No ma võiks kommenteerida seda oma bakatöö näitel, et kui ma tegin intervjuusid ja üleüldiselt siis digiturundust ja SEO teadlikkusest, siis kui küsimusele, et kas te tegelete üldse SEO-ga, oli kõige tihedamini vastati, et jah, me tahaks tegeleda ja jah, me peaks tegelema, on ju, ja kuidagi see SEO tegevus jääb sinna kuidagi nurka, et kunagi teeme, aga tegelikult, et kui me siin juba pikalt oleme rääkinud sellest, et see on protsess, et see ei ole see, et sa nüüd hakkad sellega tänases päevas tegelema, et sul on juba sisu, sa võid kindlasti asju nagu parandada ja nii edasi, aga ideaalis on see, kui sa ongi sellise protsessi vältel nagu tegeled sellega. Et see, kui see võib olla keeruline selgitada, et me peame nüüd SEO-ga tegelema ja on nagu ka suuri ettevõtteid võib-olla, kes ei panusta SEO-sse nii palju ja seal isegi sellise kiire läbivaatamisega nii-öelda saaks näha, et neil on seal mingeid vigu, ma ei tea, headingutes või on-page'i peal, et lihtsalt tahaks öelda, et parandage see ära ja siis on teil kõik hästi, on ju, et seal jah, et kuidagi see SEO-sse nagu võib-olla suhtutakse kuidagi mõnikord väga imelikult. Tarvatakse, et need on mingid manipulatsioonid veebis, ma ei tea, robotitega, et lihtsalt oma nagu veebilehte kuidagi tõsta, et see nagu ei ole nagu nii tõsine asi või midagi sellist, et ma olen vähemalt tundnud mõnikord küll niimoodi. Jaa, mina olen päris palju tegelikult seda tundnud ja mina arvan, et see tegelikult jääb nagu selle taha, et inimesed ei saa sellest väga hästi aru. Sest et minu kogemus näitab, et nii kui ma olen nagu proovinud seletada inimestele, siis inimesed on nagu suhteliselt vaimustunud või et mingi niimoodi toimibki või nagu kuidas ja et peaks seda tegema. Et tegelikult on see hirm, et sa ei saa sellest aru ja siis sa ei oska sellest ka midagi arvata. Võib-olla see ei ole ka hirm, aga sa ei oska ka sellest midagi arvata ja sa ei oska seda väärtust näha, et seda väärtust ei ole võib-olla piisavalt presenteeritud. Ja nägime seda ka nüüd ju koolis, et auditite lõpus ikkagi päris mitmed inimesed ütlesid, et et me nüüd läheme edasi ja meil on selline plaan ja me hakkame tegelema sellega. Ja ma ka küsisin mitmel korral, et kas su juhid on sinuga paadis ja on, aga nad varem lihtsalt jällegi ei teadnud, et mingite väikeste asjadega võib-olla saabki muutust luua. Ja mina võib-olla tooksin sellise paralleeli siia, et tõesti, et see on protsess, et see ei saa kunagi otsa, aga see ei tähenda, et sa ei saa teha mingisuguseid asju juba alguses õigesti, eks. Et sa kasutadki, et kui sul on see koduleht, et sul on alati see pealkiri seal, me kutsume seda heading 1, seda on täpselt 1 alati kodulehel ja see on see, milles su koduleht on või mis toodet sa pakud. Et selle kohta on see väike see grillipeo mingisugune selline mäng, et kui mina küsin grillipeol, saame kokku esimest korda, et Triin, millega sa tegeled, mis sa vastad mulle? Ma ei tea. Mis iganes, et kui mina vastan sulle, et ma aitan turundada siin tarkvaralaenude haldamiseks, vist on eesti keeles, siis tarkvaralaenude haldamiseks võiks olla siis see H1 minu kodulehel, sest et seal on kõik olulised asjad olemas, millega minu ettevõte tegeleb, eks. Ehk siis nii-öelda liftikõne sinu toote või teenuse kohta ühe lausega. Ja see võiks sul kodulehelt siis kuidagi välja tulla, aga ta peaks olema siis nii lihtne, et ka see inimene, kellel selline vajadus on, siis selliste sõnadega seda otsiks internetis. Täpselt, et mina ise olen ka näinud päris palju seda, et ka mingid ägedad uued startupid tahavad minna nagu seda teed nagu Nike on ja Just Do It. Nike on täna suur bränd, kõik teavad, mis Just Do It on ja, aga kui sa kasutad mingisuguseid making your company flowers, ma ei tea, teen midagi väga abstraktset, siis tegelikult keegi ei saa aru, millega sa tegeled ja ka Google ei saa aru, millega sa tegeled. Aga suures pildes ma tahan tuua selle ühe analoogi, mis mulle endale hästi meeldib selle SEO kõrvale, et see mõnes mõttes nagu jää sulatamine.
sa nagu hakkad sellega peale ja ma nagu õpilastele ütlesin ka, et tee iga päev üks leht korda, tee see headingud korda või pane pildid, tee pildid korda, pane piltidele see kiri, et kui ma enne ütlesin, et meie näeme, et kodulehel on pilt, on ja Google näeb mingisugust koodi seal, tema ei näe seda pilti. Me peame ütlema talle, mis seal pildi peal on. SEO maailmas on selle asja nimi alttekst. Tee, ma ei tea, 5 pilti iga päev korda, kirjuta Google'ile, et mis selle pildi peal on ja. Et see on nagu jää sulatamine, et meil on see -30, siis me hakkame jääd sulatama. Ja siis meil on ühel päeval, iga päev teeme natukene, meil on -15, tegelikult ei näe, et jää sulaks on ja, aga me oleme juba 15 kraadi tegelikult tõstnud seda temperatuuri. Ja siis me ikkagi teeme neid korda, vaatame, et meil oleks heading 1, et siis kui meil on mingi vahepealkiri, et siin ei ole näiteks, et siin on näited, kui meil oli see lillepoe teenus, näited lillekimpudest näiteks, mitte näited, vaid näited lillekimpudest, et ma teen vahepealkirjad korda, siis mul on ühel päeval on see temperatuur on mingi -5 ja no mis asja, jää ikka ei sula, on ja, aga tegelikult ma olen 25 kraadi jääd juba nagu temperatuuri tõstnud ja ühel päeval see temperatuur on seal 0 lähedal ja siis me hakkame nägema, et kuidas siis nagu muutused on ja siis ühel päeval see on juba 5 kraadi ja jää sulatajaga, on ja, et see lihtsalt nagu väga palju asju toimub seal selle sulamistemperatuuri all, eks. Ja seda me ei pane tähele. Aga see ajab ka ettevõtte mingid juhte suht marru, et nagu miks siin ei toimu. Aga lõpuks võidavad need, kes siis nagu tegelikult nagu natukene seda jääd iga päev suletavad, et ei peagi, et sa pead mingi kogu aeg tegelema sellega, aga natukene suletad iga päev ja siis sa võidad oma neist TikToki tantsudest, võidad oma sotsiaalmeediast ja tegelikult oled SEO-ga ka ilusti järje peal. Ma arvan, et SEO nagu spetsialistina ja töötajana sa pead ka aru saama, et see on ikkagi pikaajaline asi, et võib-olla, kui sa oled tööl, sa teed nagu midagi, ma ei tea, optimeerid pidevalt tekste, sisu ja nii edasi, siis sa tahaks nagu seda, tahad midagi vastu, on ju, et sa näed mingeid tulemusi, ma ei tea, nagu reklaamide puhul on ju, sa näed, reklaam läks käima, inimesed räägivad sellest ja nii edasi, siis siin nagu sa saad aru, et sa jääd nagu kulisside taga, nagu pikemaks ajaks, on ju. Jah, et sa oledki nagu kulisside taga, teed nagu oma asja, aga ikkagi nagu sa panustad sinna ja sa saad aru, et sa teed nagu tegelikult head asja, aga lihtsalt see ei ole nagu nii nähtav. No ja mina soovitan siin juures ka, et kui sul on Google Analytics olemas oma ettevõttel, enamasti Google Analytics on Google Search Console'i, mis on siis üks peamiseid SEO tööriistu, tasuta Google'i selles Google'i toolide hulgas olemas. Enamik minu õpilasi nägi esimest korda, et pange see ka oma ettevõttel külge, et siis kui te natukene timmite ja seda temperatuuri soojendate, siis te seal hakkate nägema neid muutusi ka ja see on päris rahuldust pakkuv. Eduelamust pakkuv. Jaa, on küll. Aga teie jutust ma saan aru, et ikkagi siis ühes ettevõttes, kes SEO edu tahab nautida, et siis seal peaks olema inimene tööl, kes ikkagi nagu igapäevaselt sellega vaikselt toimetab, et päris nii siis ei saa, et ma ei tea, et ostad seda teenust sisse nagu mingil hetkel ja edaspidi enam ei toimeta, et siis ikkagi sellest ei pruugi nagu nii palju kasu olla. On nii? Jah, ma arvan küll, et üks asi on see, et kui sa ostad seda teenust sisse, nii-öelda nad ütlevad sulle, ma ei tea, teevad mingid checklistid nendest asjadest, mida peaks turundaja tegema, siis sa saadki nagu ise juba oma päi seda teha, aga jällegi, kui me olen nagu seda maininud ka, et kuna seda veebisisu tuleb nii palju ja konkurendid muutuvad aina tugevamaks, siis sa pead nagu alati nagu käe pulsil hoidma ja tegema midagi, et olla nähtav. No mina võib-olla vastaks niimoodi, et võib-olla see baas on tõesti lihtsam lasta ära võib-olla teha mõnel eksperdil või midagi, et lihtsalt tõesti tagasiulatuvalt, et kui sul on tõesti mingi hunnik blogipostitusi, siis las nad olla, et lihtsalt kõik, mis sa edaspidi teed, et lihtsalt võta mingeid neid asju kasutusele. Aga tegelikult nagu see ka sõltub, et kui mul võib-olla konkurentid liiga palju ei tegele sellega, siis kui ma lasen selle korra ära teha ja ma tõesti ei jaksa, ma olen võib-olla mingi väike ettevõtja, ma ei jaksa sellega iga päev tegeleda, see vajab natukene tähelepanu, et siis ikkagi sa võid nagu üsna, ma olen näinud seda just nagu selliste pisemad, kuna ma olen teinud selliseid freelancing projekte, et just selliste pisemate tegijate hulgas, et väga paljud ei tea mitte midagi SEO-st, isegi täna Eestis, et lihtsalt nagu need väiksed võidud ka lihtsast optimeerimisest, et see kõik need tänase sisu lihtsalt korrastad ära, annad piltidele siis Google'i jaoks tähenduse, lood struktuuri ja võib-olla vaatad oma veebile kiirus üle ja juba võib aidata. Jah,
et meil on seda audititest ka välja tulnud, et kohe ütleme, et see on see valdkond, kes nagu su konkurendid ei ole SEO teadlikud, kasutas ära. Kas te mõne valdkonna oskate ütelda, et kus ei ole väga SEO teadlikud konkurendid? No mina võiks nimetada vabalt praegu see, millest meil jutt oli, me lihtsalt analüüsisime tunnis mõned näited, oli see fotograafia, mingid trenniteemad, üsna ei ole väga raske ilmselt seal. Kõik sellised, kus saab olla selline freelancer, ma arvan, freelancer SEO kirjutaja ei ole väga lihtne, aga kui sa oled mingi ma ei tea, mingi väike ühesõnaga, ma arvan, et kui sa oled mingi selline üksik ettevõtja kuskil või selline väikese tiimiga, siis igal juhul on võimalik välja tulla, et kui sinu konkurent ei ole mingi pank, kiirlaenufirma, mingi suur meediamaja, siis ma arvan, et võimalusi tegelikult on päris palju. Ja inimesed, kes meid kuulavad ja kuidagi tekkis huvi võib-olla rohkem SEO vastu või siis tunnete, et võib-olla peaks seda rohkem õppima, saama teadlikumaks, et siis sügisest on ju jälle võimalik tulla majanduskooli õppima ja selle koolituse nimeks on siis SEO spetsialist ja maht on selline, ütleme, et vist umbes 11 ekapit, 2-3 kuud nädalas korra, võib-olla paar, tuleb tulla kooli ja saate targemaks ja Ave ja Kristina siis oma kogemusi ja tarkusi teile jagavad, on nii? Jah. On küll, jah. Väga tore. Aga ma küsingi siis nii, et mis teie ütleksite selle aasta põhjal, et kellele see SEO õppimine võib-olla nagu sobib või üldse see SEO-ga toimetamine, et turundus on ju ka nii lai valdkond, et milline võiks olla see inimene, kes siis võiks võib-olla sealt leida siis enda selle suuna, millele kuidagi keskenduda rohkem? Mina nagu enda jaoks ütleks, et see töö, kuna ma ise just mainisin, et sa oled justkui kulisside taga ja sa ei taha olla see kõige säravam TikTokis tantsiv turundaja, siis sobib nagu sellistele introvertidele pigem, kes tahavad ka nagu sellist oma mingit loovust näidata, aga ikkagi seal on ka numbreid, analüüsi ja nii edasi, et kõik see kuidagi sees, et kes tahab nagu tegeleda mitte ainult väga sellise laia kreatiivse valdkonnaga, siis minu arvates SEO on hästi äge, kus kasvada ja millele fookust panna. Mina arvan, et SEO sobib neile inimestele, kes on nutikad, sest et minu arust see on väga nutikas turundus ja see on nagu midagi, mis ei kao ära, et okei, see võtab aega, sa sulatad seda jääd seal mõnda aega, aga nagu päriselt ka, et kui sa lõpuks selle jää oled suutnud ära sulatada ja tõesti, kui su juht ei ole mingi üliväikese kannatusega, siis sa oled nagu see inimene, kes toob ettevõttesse kõige rohkem raha, see on nagu see on üsna suure tõenäosusega, et niisugune asi juhtub, et kui sa ei viitsi tõesti olla seal reklaamimaastikul ja sul on endal nii kopp ees neist reklaamidest ja mingitest sisutühjadest sõnumitest, siis kindlasti võiksid SEO-ga tegeleda, et see annab niisuguse suurema pildi ja mina ei tea, minu jaoks, et ma olen suht ekstravert isegi, ma arvan natuke päris palju, aga et minu meelest SEO on niisugune nagu kombo sellisest tehnilisest teadmisest, psühholoogiast, eriti see intendi äraaimamine ja siis sellisest nagu loomingulisest ka, et ma olen natukene jällegi SEO-s saab ka neid erinevaid suuni valida, aga ma olen see sisukirjutaja stiiliga SEO ise natukene. Ma nõustuks. Aga suur aitäh teile täna saatesse tulemast, SEO niimoodi saladusi siis meile siin natukene pajatamast ja kõikidele kuulajatele siis infoks, et SEO spetsialist, selline täienduskoolitus majanduskoolist, et see olemas on ja kindlasti siis selle saate kirjeldusest leiate ka lingi, kui huvi suurem on. Aitäh ja siis edukat jätkuvat õpetamist ja SEO-ga toimetamist. Aitäh! Aitäh!